ma loen Luuke evangeeliumi 20. peatükist ja ma loen selle ühe sellise saduseride küsimuse ja Jeesuse vastuse. See puudutab ülestõusmist ja sellepärast algan nagu siit nende mõtetega. Ja Luuka 20:27. Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, surnust ülestõusmist ei ole olemas. Ja küsisid temalt, õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui sureb kellegi vend, kellel on naine ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama sugu vennale. Oli kord 7 venda ja esimene võttis naise ja suri lapseta ja teine ja kolmas võttis tema ja nad samuti kõik 7 ja nad ei jätnud lapsi järele ja surid. Pärast suri ka naine. See naine, kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel, ta on ju olnud naiseks ju neile 7. Jeesus ütles neile, selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased, on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses Kibuvitsa põõsa loos, kui ta nimetab issandat Abrahami jumalaks ja Iisaki jumalaks ja Jaakobi jumalaks. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale. Siis mõned kirjatundjaist kostsid, õpetaja, sa rääkisid hästi, sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida. Ja kiitus Jumalale, et täna ma usun sedasi, et meie, kes me siin oleme Jumala kojas, vast ei ole kahtlemas Jeesuse ülestõusmise koha pealt ja kui me selles ei kahtle, siis me ei pea kahtlema ka selle koha pealt, et üldse surnute ülestõusmine on. Ja kiitus Jumalale, et me võime täna nagu sellist teemat rääkida. Aga nüüd ma ei tahakski isegi täna nagu hakata jutustama, et kuidas oli see Jeesuse ülestõusmine ja mis sellel päeval kõik sündis ja kuidas see sõnum levis, et ma usun, et enamuses me teame seda ja kui ei tea, siis loe seda evangeeliumitest. Aga minu suund on täna nii, et siin oli üks väga ilus sõna, oli ka see, et te olete siis need Jumala pojad ja olete ülestõusmise pojad. Sellist poja nime me oleme tegelikult väga vähe tarvitanud. Aga väga tegelikult ilus sõnaga, mida Jeesus meie kohta ütleb sedasi, et meie, kes me usume temasse, siis me saame nendeks Jumala poegadeks ja olles ülestõusmise pojad. Nüüd Apostlite tegude raamatu 1. peatükis on see moment, kui Juudas on oma koha vabaks teinud, sest et ta lahkus jüngrite hulgast ja väga kurb lõpp oli temal. Aga Apostlite teod 1.21 on öeldud nii, et kui Peetrus hakkas seal mõtlema, siis selle asja peale, et kuule, et oleks vaja seda 12. apostlit, aga ma loen 21. salmist. Ja siin on juba nagu selline kokkuvõte. Nii siis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja, mil issand Jeesus meie juures käis sisse välja, alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt üles võeti. Nii et seal pandi siis paar meest, pandi sinna liisu alla, et kumbale liisk langeb, siis see saab selleks. Aga tingimuseks oli see, et see mees pidi olema ka Johannese ristimisest saadik kuni Jeesuse taeva võtmiseni asjaga tegelikult kaasas. Ja need mehed olid olemas ja nende hulgast valiti. Aga jälle nagu see variant selle koha pealt, et kes saab selleks Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks. Ja sellepärast tänane minu selline sõnum on samamoodi ka, et kuidas sellega on, et kuidas meie saame olla need Jeesuse ülestõusmise tunnistajad. Põhimõtteliselt meie peame seda samamoodi olema. Ja nüüd jagan neid mõtteid, mida olen nagu sellel teemal nagu saanud. Ja ma usun sedasi, et meil on kõigil siin seda, mida kindlasti nagu võtta ja milles nagu innustuda ja mille järgi ka nagu joonduda. Ja see meie kaudu peab tulema see tunnistus, et Jeesus elab. Aga kuidas see tuleb, et Jeesus elab? Me teame, ütleme, et lastelegi õpetame, et Jeesus elab su südames ja lapsed võtavad seda nii lapselikult ja siiralt ja räägivad, küsid, kus Jeesus on, ta on mul seal südames
ja aga nüüd on niimoodi, et on see südames tõesti meil, aga kuidas see nagu ütleme, tunnistusena nagu välja tuleb, sellepärast et me võime paljugi ütelda, mis meil seal südames on. aga siin on niimoodi, et kui on juttu nagu sellisest ülestõusmise tunnistusest, siis tähendab see, et see peab olema kuidagi nagu nähtav ja kuidagi peab olema arusaadav. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tulebki praegusel hetkel meelde mu oma vanem vend, kui ta tegi tõsise pöörde ühel hetkel ja me elasime nagu sellel hetkel koos ja tema ei tunnistanud seda, et ta selle sammu tegi, kui ta ühe jõuluajal seal käis kirikus ja tegi oma tõsise otsuse issandat järgida, sest et vahepeal oli elu läinud natuke eemale ka. Ja pärast, kui me siis rääkisime temaga, et miks sa nii tegid, ta ütles, et see peaks olema ju näha ka, et muutus on elus toimunud. Ja sellepärast, kallid, niimoodi me tegelikult oleme need ülestõusmise tunnistajad. Ja selle tunnistuse, ma ütlen, minu oma abikaasa leidis kõigepealt selle üles mu venna silmadest, muutnud on. Sellepärast, et lihtsalt me elasime koos ja lihtsalt nähes inimest, siis sa näed seda, see üks teine sära on sinna silmadesse tulnud. See on see tegelikult see ülestõusmise tunnistaja. Kui issand on tulnud tegelikult meisse elama ja ta on elav Jumal ja sellepärast ta peab kuidagi meist välja paistma. Ja sellepärast, kallid, meie täna ka, kes me oleme siin. Meie issand elab, me oleme tema peale vaatamas, vaatame Golgatale, vaatame selle koha peale, kus tegelikult Jeesus on praegusel hetkel, usus vaatame sinna, et ta on isa paremal käel, on meie eest palvetamas. Ma loen siia juurde 2 sellist väga selget kohta nagu selle koha pealt. Üks on Roomakirja 1:4, kus on öeldud. Ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnust üles tõusmise järel Jumala pojaks väes, Jeesusest Kristusest meie issandast. Vaata, Jeesusega juhtus üks selline lugu, Jumala ainusündinud poeg, Jumal annab selle siia sellesse maailma, sünnib inimesena Jeesus siia. Aga see selline ülendamine toimus selle järel, kui ta oli Golgatal selle asja täide viinud. Vaata, kuidas Paulus seda kokku võtab, eks. Pühaduse vaimu poolest määratud oma surnust üles tõusmise järel Jumala pojaks väes. Selle järel ja sellepärast on see nii, et kui Jeesus Golgatal selle asja täide viis, siis oli tohutu võimas nagu, kuidas ütelda, edutamine tema koha pealt ka. Ta tõusis, sai kõrgema nime, mis iganes. Ja nüüd Hebra kirjas 1:3 on samamoodi selline väga tugev iseloomustus, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgemais taevas. Ja sellepärast on vaata see positsioon nagu sellises mõttes anti talle pärast seda, kui ta oli täide viinud selle pattude puhastuse, kui ta oli Golgata töö täide viinud ja sellepärast seda teed ta pidi minema. Ja vaata selle ohvri kaudu ja selle sammu kaudu tegelikult sündis tema elus see kõrge tõus. Nüüd on niimoodi, et issand on, kelle peale meie vaatame, kõigi tema õpetuste peale, tema eeskuju peale ja samuti ka selle ohvri elu peale, mida tema tegelikult ka elas. Nüüd me oleme kogudusena siin selles maailmas, võtame natukese selle pildi nagu selliselt lahti. Meil isiklikult peab olema see, et kuidas meie kaudu see issand meist välja paistab. Aga ka kogudusena peab kogudus andma nagu seda pilti Jeesusest Kristusest ja kõik kogudused kokku, kes on siin selles maailmas. Sai nagu sellise pildi, et vaata, kogudustena on meil üks selline häda, et mitte ainult Kristus ei ehita kogudust, sest et vaata, meil on nii suur tahtmine inimestena kätt külge panna koguduse ehitamisele. Ja me nagu sekkuksime, nii kergesti, nagu täna kas või siin, et kas annad tunnistust või ei anna, see oleks nagu minu käega sekkumine, kohe järgmisel hetkel oleks see võimalik, et mõnele asjale tõmban kriipsud peale, et seda pole vaja ja tegelikult ma ei tohi seda kergelt teha. Ja kus on vaja teha, pean tõmbama kriipsu, kus on vaja, pean seda lubama. Ja sellepärast issand ütles, et väga palju on kogudustel neid tellinguid ümber praegusel hetkel, mida te olete ise ehitanud. Vaata, Võru linn, ma ei tea, mis buum praegu on lahti läinud, kui paljud majad on tegelikult praegu ehitamisel. Ja nüüd praegusel ajal on need tellingud veel teistmoodi, nüüd tõmmatakse kotti ka veel, eks, et need kiled pannakse ka ümber, et ega seda maja nagu näha ei ole. Ja vaata, aga kui ma sain selle pildi, et kui me kogudusena oleme selline, oleme selles tellingutes ja oleme veel sinna kotti ka pistetud, et me üldse nagu eriti nagu välja ei paista, tead, eks, et ühel hetkel, kui siis need tellingud ära võetakse ja need
kotid sealt ära korjatakse, siis on niimoodi, et hakkab paistma, eks see. aga praegu kipub paljuski see olema, et vaata, me oleme nagu selles ehitamise ajas ja mitte, et ainult issand ehitab, vaid et meie ise nagu palju lisame sinna juurde ja see on tegelikult on segamas ja tegelikult on häirimas. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me väga palju üldse oma kätt nende asjade juurde ei paneks ja oma mõistust ja oma tarkust, sest issand tegelikult seda ei vaja. tema ehitab seda kogudust. ja vaata, kui kogudus on selline, mida issand saab kõige rohkem ehitada, siis paistab sealt Jeesus välja. ja sellepärast muidu paistavad need inimeste tegemised ja siis on nii, et meil on kiusatus vahest nagu ütleme, näidata ise nagu oma koguduse mingit külge. Mis meile tundub, et see on meil tugev või mida me oleme saavutanud ja teinud ja aga see ei ole ju Jeesus. Kui me seda nagu näitame seda, et millega me kõik hakkama saame, et tulge meie juurde, et me teeme niisuguseid asju. ja sellepärast on see nii, et siin on väga palju vaja ja ise kogen sedasi vahest neid märguandeid issanda käest selle koha pealt, ütleb, kuule, miks sa seda teed või mis on sinu motiiv või asi, see ei ole ju minu motiiv, mis isegi su mõttest läbi käib või mida sa vahest ka välja lausa ütled. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et need tellingud, mida me ise ehitame ja teeme sinna juurde, need ei oleks segamas seda Kristuse pilti. Nüüd on niimoodi, et iga nägija, kes näeb Jeesust, saab olla issanda tunnistaja. See ülestõusmise tunnistaja ka. See oli ülestõusmise päeval nii ka, kõik need naised, kes seal läksid ja kes seal kohtusid ja jüngrid, kes kohtusid ja kui Jeesus nendele ilmus ja siis kõigist nendest said need ülestõusmise tunnistajad. Nad rääkisid, et meie nägime Jeesust, Jeesus tõusis ülesse. Aga selle Jeesusega oli ju nii, et ta tuli ja läks ja ta kadus ja järgmisel hetkel teda ei olnud aga nad tunnistasid ja rääkisid sellest. Ja issand tegelikult ise valis, kellele ta ilmus. Sellepärast, et see ei olnud niimoodi, et kes iganes. Ta näitas nendele, kes teda armastasid. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et kui issand on meile ennast ilmutanud, siis ta on valinud meid selleks, et me oleksime tema ülestõusmise tunnistajad. Aga nüüd on niimoodi, et kui me oleme issandat näinud, siis peab tegelikult tulema meie eludes esile ka vili. Ja sellepärast on see niimoodi, et Andrei Šapovalov just, ma kuulan teda palju ja sellepärast on nii, et ka viimase aja jutlustes on just väga rõhutanud sedasi, et kallid, ei tohi leppida sellega, kui vilja ei tule. Vaata, kes on viinapuus, see kannab vilja. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga kui meie eludes ei toimu häid muudatusi, ma mõtlen, et sedasi, et osad inimeste elud on ikka väga nässus, väga koledad, väga rõvedad vahest isegi ja ütleme, et väga hirmus, ega me ei pea kõike nagu teadmagi, mis on vahest teiste inimeste eludes olnud. Ja siis, kui näed nagu seda pisikest muudatust juba, tead, siis süda juba rõõmustab selle üle, et kuule, et muutus on ju tegelikult toimunud. Ja see on niimoodi, et see peab ajas toimuma, sellepärast, et me peame nagu järjest, nagu kuidas ütlema, muutuma Kristuse sarnasemaks ja hakkama kandma seda paremat vilja. Ja sellepärast see Johannese 15. peatükis, see viinapuu lugu, ma ei hakka seda nagu lahti tegema, sest et seal on see pilt. Ja siis on nii, et iga oks, mis kannab vilja, Jeesus puhastab ja isa puhastab õigemini ja et see kannaks veel rohkem vilja, nii et see lugu sealt väga selge. Aga nüüd Galatia kirjas 5. peatükis on niisugune tugev võrdlus. Ma loen täna need mõlemad asjad, loen need halvad asjad, millest peab puhtaks saama ja loen need head asjad ka, millist vaimuvilja me tegelikult siis kandma peame. Ja see on Galatia 5. peatükist ja algan 19. salmist. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, vaata, see on esimesele kohale tegelikult on pandud nagu see asi. Ja sellepärast, et see ei ole välistatud, tegelikult absoluutselt ei ole Jumala rahva hulgas välistatud. Kui Aamose raamatust lugeda ja seal on niimoodi, et kui seal Iisraeli kohta tead, prohvet Aamos tuleb rääkima, ta ütleb sedasi, et isa ja poeg käivad ühe naise juures seal, eks, et täiesti, ütleme selline jube madal tegelikult elu, aga mida prohvet pidi tulema tegelikult ütlema. Oorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Üsna selge, tõsine loetelu selle koha pealt. Ja nüüd
Andrei teeb ka vaimukooli, ei plaanidki seda rääkida, aga ma kuulasin ja niikuinii tegin konspekte endale ka ja siiski pean siin seda ka praegu meelde tuletama. ja ta just rääkis sedasi, et vaata, praegusel hetkel jumala rahva hulgas kaovad nagu teatud nagu sellised piirid ära, osad asjad saavad loomulikumaks. ja need lähevad kokku ka täna selle kuuldud tunnistusega, mida õde tunnistas, et ka filmide koha pealt oli juttu. et seal on niisugune, et võib-olla 30 sekundit on sellist rõvedat stseeni, muidu on nagu päris ilus film, aga vahepeal on 2 meest on seal voodis ja nagistavad, eks. Ja siis on niimoodi, et aga saatan niimoodi tegelikult külvabki seda mürki meile ja siis me vahest nagu mõtleme, et noh, et aga mis see meil ikka teeb. Tegelikult on see niimoodi, et vaata, mida me näeme, see muudab meid. Ja sellepärast ongi niimoodi, et ega meie, noh, ütleme, vanematena peame aru saama sedasi, et ka kõik need multikad ja värgid, kui nendesse on nagu kavalalt sisse pandud sedasi, mis noh, nagu lastele nagu näha, mis tegelikult hakkavad neid muutma. Ja siis on niimoodi, et me peame nagu oskama neid asju eristada. Ja kõik need nõidused ja kõik need okultsed värgid ja mis iganes on, et need on niisuguseks ohuks meile ümberringi. Mingis mõttes me nagu harjume nendega, sest noh, seda on nii palju meie ümber, et me lihtsalt nagu harjume nende asjadega ja siis me nagu hakkame teatud mõttes nagu sallima. Küsimus ongi, vaata see üks sõna nagu see sallivus. Seda ma nagu ise mõtlesin selliselt, et vaata, selle sallivusega tegelikult me paneme väga palju tegelikult metsa. Sellepärast, et vaata, see on nagu pandud nagu mingisuguse armastuse asemel, et me sallime paljusid tegelikult valesid asju. Sallime seda enda juures, sallime seda teiste inimeste juures, sallime seda lõpuks koguduses ja ütleme, tekib nagu selline uus olukord, mis tegelikult väga palju tegelikult rikub ära. Aga me issand tegelikult tuli see sellesse maailma, ta tuli täis armu ja tõde, ei ta sallinud valesid asju, temas oli armu ja sellepärast on kallid nii, et meie armastus siin selles maailmas ei tohi tõde kaotada. Sellepärast, et see, muidu me oleme nagu selle patu kaasosalised, mis siin selles maailmas on. Aga nii nagu need asjad lähevad, need lähevad kuidagi vaikselt libisedes. Ja sellepärast on nüüd niimoodi, et ja noh, Paulus seal Galatia kirjas leidis sedasi, et mul ei ole mõtet nagu umbmääraselt rääkida. Et ma ütlen, noh, need rea välja. Ja nüüd on niimoodi, et milline sõna kedagi nagu puudutas, siis korrigeeri ennast. Et need on need valed asjad, millega tegeleda ei tohi. Ja siis ütles, et aga vaata, millist vilja tegelikult peab hakkama meie juures esile tulema ja see vaimuvili on selline. On armastus, on rõõm, see on nüüd 22 salm, on rahu, on pikk meel, on lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on oma lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja emudega. Kui me elame vaimus, siis käigem vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Ütleme, et paneb väga ilusasti paika ka, et milline tegelikult vili peab hakkama meie juures esile tulema. Ja sellepärast täna näed, kui tahame olla ülestõusmise tunnistajad, siis me saame ülestõusmise tunnistajad olda selle kaudu, et need viljad tulevad tegelikult esile. Sest et need tulevad sealt meie issandast, see on vaimuvili. Ja sellepärast ja Jumal oma püha vaimu läbi tegelikult annab meile seda, et me üldse seda vilja kanda tegelikult saame. Nii et selline tõsine lugu. Siis järgmine asi, mida Jumal meile veel annab, mis on meie ülestõusmise tunnistuseks, on vaimuannid või armuannid. Ütleme, ma teen lahti 1. Korintuse 12. peatüki. Neid antakse ka Jumala lastele. Ja sellepärast on see nõnda, et Jumal on selle varustuse meile andnud ja ma loen siit 1. Korintuse 12.7 ja pisut sealt edasi. Aga igal ühel antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Igal ühel antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. Ja sellepärast see puudutab tegelikult meid kõiki. Jumal ei taha, et me keegi oleksime tegelikult ilma viljata. Ja millised asjad siin on siis loetletud? Nii antakse siis ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna, selle sama vaimu poolt, ühele usku ja ses samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist ja kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga seda kõike teeb üks ja seesama vaim, jagades iga ühele eri osa nõnda, nagu tema tahab. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ka see osa tegelikult on selline, noh, ütleme, väga oluline osa. Siin, noh, mõni päev tagasi oli nii, et toimetajana teen oma niisugused tavalisi ülesanded, mis olin plaaninud ja siis vahepeal tuleb meelde üks mees, kes aeg-ajalt helistab mulle. Ja ta ei helista mitte mingisugusel muul puhul, kui tal on tervisehäda.
ja olen nime ära märkinud ja temal nime taha pannud veel ka nagu tervis, et ma tean, et kui see kõne tuleb, siis see tuleb tervise teemal ja minu jaoks on see selline armas vend. aga teate, mis on üks muidugi tore asi, on ka sedasi, et põhimõtteliselt on nii olnud alati, et alati saab ka abi, mitte et mina oleksin selles midagi nagu eriti seotud. vaata, ta usk on nii suur, ta lihtsalt tuleb, et nagu ühiselt palvetada, mul on selline palvesoov, palvetame ja siis tuleb see tulemus, tuleb see lihtsalt ka. ja nüüd oligi, kui tegin oma tegemisi, mõtlesin, kuule, ta pole ammu helistanud, et kuidas tal läheb, pole ammu helistanud. Läks natukene aega mööda, ta helistaski. Andrei Zapovalov ütles sedasi, et vaata, kui see on üks selline, nagu ka sellise prohvetliku Anni tunnustes, ta kunagi õpetas seda, mul jäi nagu see meelde, et kui sulle tuleb nagu see eelteadmine, veel tunnetus, et mis nagu järgmisel hetkel hakkab juhtuma, et siis on, tegelikult on sinust seda prohvetlikku andi. ja sellepärast, ja see on nii lihtsal kujul. Nagu seal ütleme Samuelile, öeldakse, et kuule, et homme tuleb sulle üks niisugune mees, Saul, otsib oma eeslit seal taga ja tuleb sulle, tegelikult on ta kuningas ja sa pead ta kuningaks võitma. ja sellepärast on see kallid nii, et issand annab meile igale ühele ja sellepärast on see nii, et ja ütleme, et ja issand annab seda ja ta annab niimoodi, kuidas tema seda tahab. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, meie seda, ütleme, kui ei saa ise kontrollida, ütleme, et aga need mõtted niimoodi vahest hakatakse andma, aga see oli mulle niisuguseks kinnituseks ja tunnistuseks. Ei, ma vennale ei ütelnud midagi, tead, ma lihtsalt palvetasin ka koos, mõtlesin, et ei, ma nii tähtsaks ennast ei tee, et ma nüüd teadsin ette, et sa mulle helistad. Et ma niisugust mängu ei hakanud mängima. Aga ma iseenda südames tegelikult nagu rõõmustasin sedasi, et jumal, ma tänan sind, et sa nagu midagi annad nagu ette teada, sest et vaata, jumal on tegelikult meid ette valmistamas, ta on meile ette rääkimas ja sellepärast me ei koba mitte pimedas. Me käime selle tee peal, mis läheb ju tegelikult üha valgemaks. Ja sellepärast ma rohkem nendest vaimuviljadest siis, või tähendab ka armuandidest just, ja nendest ei hakka ka rääkima, sellepärast et vaata, igaüks tundke neid ära, ärge ise neid tegema hakake ja sellepärast on see niimoodi, et kui jumal neid asju annab ja kui saad seda tarkust või tunnetust või mis iganes, siis lihtsalt tarvita neid, ütleme, aukartuses, sellepärast, et need ka ei ole tegelikult meie omad. ja sellepärast, et see on see, mida issand meile lihtsalt usaldab. Nii et selline moment. Nii et see on need asjad siis, ütleme, see vaimuvili ja siis ka need armuannid, need on selleks tunnuseks, et meie elame Kristuses ja et me oleme elus ja et see ülestõusmise elu on meis ja see tuleb esile meie kaudu ja sellepärast on see nõnda, et me saamegi olla need ülestõusmise tunnistajad. Nüüd on niimoodi, et Mattiuse evangeeliumis mäejutuses Jeesus ütleb, et puhtad südamed näevad mind ja näevad Jumalat ja sellepärast on see kallid niimoodi, et kui on puhas süda, siis Jumal tegelikult ilmutab ennast. Minu lambad tunnevad minu häält, kuulevad mind, järgnevad mulle, seal Johannese 10. peatükis on need asjad. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui sina näed, ütleme, issandat, kui sa loed Jumala sõna, sa pead tegelikult teda nägema siin, kui sa loed Vana või Uut Testamenti, see on nii hea, kui sa hakkad nägema tegelikult Jeesust. Jeesus on igas raamatus, mis on piiblis ja sellepärast on see nii, et ta ei ole alati mitte Jeesuse nime all, aga sa saad selle ilmutuse kätte, et seal on tegelikult temast on juttu, kas profeteeritud või tema ilmumine või tema tegevus või tema sekkumine või tema võitlus või mis iganes ka Vanast Testamendist võime leida, siis on see nii, et puhas süda tegelikult hakkab neid asju tegelikult nägema. Ja siis me kuuleme tegelikult seda issanda häält ja see on nüüd nii oluline tegelikult, et me oleksime teda nägemas, oleksime kuulmas, siis me saame tegelikult, ütleme, olla temast juhitud. Sellepärast, et kuidas me temast juhitud olla saame, kui me ei kuule, kui me ei näe, siis see on tegelikult väga, väga raske tegelikult probleem. Ja eks see tuleb välja nüüd ka, mis on meie südametes, millised jutud tegelikult tulevad meie südametest välja. Ja sellepärast on see nii, et mis tuleb me südametest välja, kas tuleb armastus välja? Ma mõtlen sedasi, et kas Kristuse kogudusest tuleb praegusel hetkel armastus siin selles maailmas välja. Meie niisugust käitumist kõigutatakse väga tugevalt nagu selliselt, et nagu see maailm kuidagi tahaks muuta meid, et me teeksime ja mõtleksime niimoodi, kuidas nemad mõtlevad. Sest et nendel on nagu selline soov, et kõike nagu allutada, selle maailma vürst nagu seda tahab teha. Aga kallid, kui meil on need kõrgemad mõtted, kui meil on need kõrgemad teed, siis me mõtleme ja näeme ja elame tegelikult siin teistmoodi selles maailmas. Meile ütleb issanda sõna väga selgelt, et me armastaksime kõiki inimesi. Vaata, see on see 1. Timoteose 2. peatüki seal 1. salm. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eespalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.
või ma olen kunagi siia taha kirjutanud, mõni tõlge on ütelnud isegi kõigi inimeste nimel. Vaata, kui sa kõigi inimeste nimel nagu palud, siis sa palud nagu sellele teisele inimesele midagi seda, seda õnnistavat ja head. Et ma palun talle seda, ma tahan talle seda. Ja issand, ma lähen lihtsalt praegusel hetkel sinu ette selle teise inimese pärast, et tee talle seda. Me näeme neid Kanani naine oma tütre pärast ja seal ütleme, küll seal on need, kes tulevad ja seisavad seal, et küll nende sõjapealikete eest, kes on head teinud, seal Uues Testamendis leiame. Saab teiste eest teha seda palvet. Nüüd on see selline, et me võime teha selle nagu vilksti. Jumal, me praegu palume kogu maailma eest, kõigi inimeste eest tehtud. Tegelikult see ei ole see. Vaata, see kõigi inimeste eest on ikkagi, nagu ma mõtlen see, et see kõik, kes sulle ette juhtub, kes seal tee peal maas lamamas on, et sa tast kaarega mööda ei lähe. Vaata, sinule pandi nagu see ei ole nagu lihtsalt selline, et et ma nii lihtsalt ütlen kuidagi, et kõik inimesed on ju mul kõikidest palved tehtud. Ei, see nii ei ole. Vaid see on pigemini on just niimoodi, et see, kes sulle nagu ette jääb, isegi see, kelle pärast sul on raske tegelikult palvetada. Sellepärast, et nagu Jeesus õpetas väga selgelt, et palvetage vaenlaste eest. Ja sellepärast on see niimoodi, et see ei ole sugugi mitte nagu kerge ülesannet seda teha. Aga Jeesus jääb selle juurde, ta on õpetanud seda ja sellepärast meie osa on seda teha. Ja sellepärast aidaku Jumal meid, et koguduse ja Jumala rahva armastus oleks kõikide jaoks. Et me mitte ühtegi rahvust ega mitte ühtegi keelt ega mitte kedagi kuidagi ei välistaks, sellepärast et muidu nagu see maailm järjest leiab niimoodi, et keda tuleb välistada. Et mingisugused rahvusgrupid ja värgid võetakse ette, et kuule, nendesse suhtume nii ja nendesse suhtume naa. No kuule, kõik inimesed on tegelikult Jumala looming, kes on siin maa peal, kellel on elu kingitud ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna meelde tuletada, et evangeelium on kõikide rahvaste jaoks. Ja sellepärast on see nii, et meil peab olema armastust sellisel moel, et just seda sellisel moel teha, et me kedagi nagu välja ei lülita. Nüüd Galatia kirjast võtame selle siia appi veel ühe siukese Pauluse mõtte. Ja siin ta ütleb sedasi, et Kristuses ei ole paljusid asju, ei ole juuti ega kreeklast, see on Galatia 3:28, kus ma nüüd loen, jah. Ja siin on öeldud niimoodi, ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Vaata, milline omamoodi kirjakoht ja isegi see on praegusel hetkel on see niimoodi, et kui ütled, et ei ole meest ega naist, siis on nende sugude vahetajatele nagu mingisugune tore kirjakoht, et vahet ei ole, et ajame selle asja sassi, et võtta, et Jeesus on ka nii ütelnud sedasi, et kuidagi. Aga kallid, siin on jutt sellest, et kui me oleme Kristuse ees, kui me oleme need ülestõusmise pojad, kui me oleme need Jumala pojad ja vaata, siis on niimoodi, et Kristuses kõik mehed on ka pruudid, kõik naised on pruudid, eks, kõik naised on pojad, ütleme kõik me oleme kas siis need sulased või töölised Viinamäel, et ütleme, et me saame nagu selle ühe nimetaja alla. Ja nii kui Jeesus väga hästi selgitas, ütles, et ülestõusmises see täpselt niimoodi ongi. Kallid, maa peal on väga kindlalt. Siia on meid loodud meheks ja naiseks. Ja siin ei ole mitte mingisugust nagu kahtlust. Ja kui mingisugune kahtlus on sisse aetud, siis see on aetud vaenlase poolt sisse, et tema paneb neid teisi mõtteid. Aga kui me oleme Kristuses, siis on niimoodi, et kui me oleme Kristuse päralt, ta jätkab siin seda, siis on see niimoodi, et ei ole juuti ega ei ole kreeklast. Ja sellepärast on see nii, pane tähele siis, et ka rahvuste koha pealt tõmmatakse maha. No meile need rahvused on väga kallid ja sellepärast ja ütleme, teate, seda globalismi tegelikult, mida Jumal teeb, seda võib teha küll, sest et on seda, mis on nagu halb, mida siin selles maailmas nagu teatud mõttes tehakse. Aga seda, mida Jeesuse kaudu tehakse, see on hea. Ja sellepärast on see nii, et meil ei ole mitte mingisuguseid tõrkeid, mitte ühegi tegelikult rahvuse koha pealt on. Ja siis ka seisuste koha pealt. Absoluutselt mitte mingisuguseid probleeme. No meil, ütleme, et meie elame praegu sellises ajas, et et meil ei ole nagu sellist erilist nagu seisuste nagu vahet, ütleme, kui me siia kokku tuleme, et ühed on mingid orjad ja teised on orjapidajad ja tuleme siia kokku ja siis vaatame, et kes ettepool istub ja kes kuskil taha peab istuma või et nagu omad kohad võtma. Meil ei ole nagu seda probleemi. Aga see oli
see oli täiesti oli olemas, sest et kui seal esimesed kristlased tulid, siis tulid orjapidajad usule ja orjad tulid usule, aga kui nad Jumala ette tulid, siis Paulus ütleb sedasi, et aga kuule, siin praegusel hetkel vahet ei ole. Te olete kõik nagu võrdse pulga peale tegelikult tulnud. Ja sellepärast ja see mees ja naine ka, ma usun sedasi, et saate sellest asjast nagu tervelt nagu sellises mõttes aru, et siin ei ole nagu mingisugust halba mõtet. Ja sellepärast, et kiitus Jumalale, et võime olla seal, oksad seal viinapuus või ütleme, et see on nii tegelikult üks pilt, mida issand nagu meist tahab ka tegelikult näha. Aga siin maailmas, tuletan veel kord meelde, oleme mehed, naised, on rahvused, ka need jäävad täitsa oma koha peale, on seisused, sest lõpuks me näeme, et ilmutuse raamat räägib ka, et igast suguharust ja keelest kogutakse ja sellepärast on niimoodi, et väga tuleb hinnata seda keelt, mis on sinu emakeeleks, sest see on kõige rohkem tegelikult on see sinu keel, mis on sinu emakeel ja sellepärast on need asjad, on tegelikult ka issandale tegelikult väga armsad. Kõikidest suguharudest, õimudest, rahvastest, issand kogub rahvast kokku ja sellepärast on see niimoodi, et teatud mõttes kõik on nagu ka kogu aeg meeles. Aga siin tuleb seda rolli, mida me omame, tuleb väga hästi täita. Aga see teine roll, ütleme, mis meil on, et me oleme need ülestõusmise tunnistajad, vaata sealt need asjad nagu muutuvad, sellesse me sünnime vaimulikult, selles me kasvame, selles me oleme ja sellepärast on see nii. Ja siis meie, kes me oleme need Jumala omad, siis meie peame nagu siin laskma nagu sellel poolel domineerida, sellel vaimu poolel domineerida. Sellepärast, et muidu on niimoodi, et meie lihalik loomus võib domineerida veel ja see vana inimene, aga issand tahab sedasi, et me oleksime vaimujuhitud. Ja sellepärast uuesti sündinud inimesel ja sellel ülestõusmise tunnistajal peab olema see vaimuvalitsus. Elame küll ihus, aga samas elame vaimus ja mitte liha mõtteviisi järgi. Ja oleme juhitud siis nende kõrgemate mõtete ja asjade ja teede poolt, mida issand meile näitab. Ja siis me oleme siin selles maailmas võõrad ja majalised. Vaata, siis me oleme sellised nagu, ütleme, nii nagu, ütleme, et kui välismaalane tuleb me keskele, siis me natukese vaatame nagu teistmoodi. Me praegu ütleme, et meil ei ole kellega otsa vist niimoodi vaadata, aga nagu vahest juhtus siin, et tulid mingid Ameerika sõdurid või asjad korraks ja sisse, siis on niimoodi, et vaatad nende peale nagu teistmoodi, et nad on ikka need sealt, need teised on nagu need võõrad. Ja kas oskame nendega midagi rääkida või ei oska, eks. Ja maailm tegelikult vaatab meie peale samamoodi. Me oleme need võõrad ja majalised. Kas me oskame teiega rääkida? Teil on mingisugused teised jutud, teil on mingisugused teised arusaamised, teil on täiesti täitsa teine oma keel. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, kes me kauem oleme usus, siis ütleme, et me hakkamegi seda Jumala rahva keelt nagu rääkima sellises mõttes ja see saab meile nii omaseks. Ja sellepärast, et see on see meie, võiks ütelda, see Jumala rahva kodune keel. Oleme sellest teisest riigist, aga oleme siiski siin maa peal ka. Ja sellepärast on nii, et ja nüüd seda teist riiki meie siin samamoodi selle ülestõusmise tunnistajatena peame ka esindama siin selles maailmas. Ja kiitus Jumalale, et võin täna neid asju nagu meelde tuletada. Ja mille kaudu, et meis on rõõmu, et meis on rahu, et meis on tasadust, et meis on enesevalitsust. Vaata, need on need tegelikult need tunnistused siin selle koha pealt. Või siis ka need, ütleme, kui Jumal annab mõne vaimuanni kaudu vahest teisele inimesele midagi tegelikult olulist tegelikult öelda. See on nii oluline. Ütleme, et see üks pastor seal, kes oma tütre kaotas, eks läheb Ameerikasse seal oma kurvastuses ja lõpuks on ta niimoodi, et üks saapapuhastaja, siis mustanahaline mees, kes oli pastor, kes mõtleski niimoodi, et puhastab seal saapaid ja lihtsalt natuke suhtleb inimestega, ütleb tegelikult selle õige sõna. Ta käis kogudustes ja ta ei leidnud lohutust. Ta mõtles, et ma sõidan sinna ja seal kuskil tuleb üks hea jutlus ja ma saan lohutatud ja see on kõik korras. Ei, ta sai selle saapapuhastaja käest lohutuse. Ja see lugu, väga ilus, Jumal ütleb talle selle mehe kaudu seal sedasi, et vaata, su aias oli 1000 lille. Aga Jumal võttis selle ühe kõige ilusama lille sul ära. Kas sul on kahju Jumalale seda kõige ilusamat lille anda? Ja siis tal enam kahju ei olnud. Sest ta oli suure koguduse pastor ja ta oli nüüd niimoodi, aga kui ta oli nagu kaotanud selle, sul on vahest nagu häbi sedasi, et kuule, et me oleme usuinimesed ja minu tütar sureb ja sureb noorelt ja kõik sa ei saa nagu aru, aga vaata, kui see pilt toodi teistmoodi, et issand murdis selle lille. Teate, kuidas tegelikult, ma mõtlen sedasi, et väiksed lapsi vaatad, kuidas nad neid lilli murravad, neid esimesi, mis kuskil on, ta ei lase tal nagu õitsedagi, kui ta näeb, ta läheb ruttu, murrab selle ära, tal on niisugune tunne, et kuule, et selle peab võtma, see on nii ilus. Ja sellepärast ja kallid, me taevani
isa on ka niimoodi, et mõni, kes on väga ilus, mõne ta võtab tõesti väga noorelt ära. ja mis meil siis on ütelda, ta võtab võib-olla selle kõige ilusamal hetkel ära. ja ta teab täpselt, sellepärast et millal on nagu see selline küpsus. ma mäletan, lapsepõlvest mäletan ühte niisugust lugu, et ka ühes peres kaks venda olid ja üks uppus Mustas meres ja uppus üsna noorelt ja siis oli selline, et nagu räägiti pärast nagu ikka seda lugu, et see poiss, kes seal selles õnnetuses, siis uppumise õnnetuses hukkus, siis oli niimoodi, et ta oli tegelikult väga nagu juba vaimulikult küps ja kasvanud. ta oligi nagu oli valmis ja sellepärast on see niimoodi, et meie vahest nagu me kõike seda nagu ei mõista sedasi, et mida Jumal on tegemas ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal ise teab ja tunneb meid ja sellepärast tulgu see vili esile, tulgu see nooruses, tulgu see keskeas, tulgu see vanaduses. ja nüüd on nii, et issand õpetas ühte asja enne oma äraminekut ja ta rääkis pühast vaimust oma jüngritele. vaata, evangeeliumid on erinevad, Johannese evangeelium võtab selle püha vaimu teema väga tugevalt üles. ütleb, tead, see tuleb teile heaks, ma lähen ära, ma saadan teile selle teise trööstija, ei jäta teid vaesteks lasteks, et te üksi ei oleks, ta õpetab teile kõik, ta juhatab, ta tuletab teile meelde, ta toob teile selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta ja et püha vaim tuleb siia sellesse maailma ja hakkab seda rolli täitma. siis Jeesus ütleb peale, ütleme seal oma, ütleme ülestõusmist ka, et võtke vastu püha vaim, võtke vastu püha vaim ja sellepärast, kallid, see on tegelikult väga oluline asi, sellepärast, et eks me rohkem õpetame inimestele sedasi, et võtke päästmine vastu. aga Jeesus ütleb, et võtke vastu püha vaim. Päästetud inimene vajab seda püha vaimu, sellepärast, et muidu me ei suuda seda ülestõusmise elu elada. sellepärast, et see ei pea olema tegelikult meie omast jõust, see tuleb tegelikult, te saate selle püha vaimu väe ja siis te olete minu tunnistajad. ja sellepärast, ja siis see tuleb kuidagi nii loomulikult, et siis ei ole tegelikult nagu mitte mingisugune nagu enda pingutus või asi, et mida ma nagu tegema pean. ja sellepärast on see niimoodi, et ma ise, mõtlen, et ma olin täna öötunnil, lihtsalt olin issanda ees. et ma mõtlesin, Jumal, ma ei taha täna tulla enda pingutusest jutust rääkima. Ma võiksin ülestõusmisest rääkida, sellest päevast rääkida, neid lugusid rääkida. Ma ütlesin, issand, ma ei taha seda rääkida, mida ma ise suudan rääkida lihtsalt oma mingite mälestuste ja teadmiste ja ettekujutuste järgi, mis mul kuskilt on juba jäänud. Aga issand, ma ütlesin, ma tahan, et tänasel hommikul on nagu see sõnum, mida sina tahad, et ma räägiksin. Ja siis ma lihtsalt kirjutasin ja näed, praegusel hetkel seda lihtsalt jagan. Ja olen nagu selles nagu selle tõttu julge, et issand, sa oled lihtsalt need asjad selles järjekorras mul andnud ja katsun lihtsalt teile neid edasi anda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issand tahab tegelikult seda vaimuühtsust praegusel hetkel ka väga. Sest et kui Jumala vaim tuleb, siis ta tuleb ka nagu selle jaoks, et me elaksime selles vaimuühtsuses. Nüüd ma teen Efesuse 4. peatükki lahti ja 3. salm. Ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu, üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle, kõikide läbi ja kõikide sees. Vahest on meil see nagu mingisugune probleem, et nagu see mingi koguduse ristimine või mingi koguduse õpetus või asi on kuskil midagi paremat. Ei, Paulus ütleb väga selgelt, et siin on ainult üks. Siin ei ole mitut, on üks ihu, üks Kristuse ihu. On üks vaim ja on üks lootus ja kutsumine ja on üks issand ja kõik need asjad on üks ja üks isa ja üks Jumal. Ja sellepärast, kallid, Jumal on tegelikult meid seda nii üheks tegelikult tegemas. Nüüd üks selline huvitav moment on, oli see üks ristimine. Ja ma võtan siin appi nüüd apostel Peetruse sellised paar salmi. Esimese kirja 1:3 ja 3:21, 2 kohta olen märkinud. Esimese Peetruse 1:3. Ja siin on räägitud nõnda, kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest alastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Nii et vaata, täna ülestõusmispühal on täitsa tore meelde tuletada sedasi, et Jeesuse ülestõusmine on seotud ka meie uuesti sünniga. Et see on seotud meie uuesti sünniga. Ja nüüd, ja mitte ainult see, vaid ka ristimine, 3:21. Selle võrdkujuna päästabki teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse
ülestõusmise kaudu. Ja vaata, kuidas see Jeesuse ülestõusmine, see oli niimoodi, et see ei ole mitte moe pärast poogitud sinna juurde, et räägime sellest ka, vaid see vajadus. Ja lihtsalt, kui Peetrus seda kirjutab, ütleb, et teisiti ei saa. Sest et ütleme, et kui Jeesus oleks olnud üks hea õpetaja ja ta lihtsalt sureb ja ta ei tõuseks üles, siis me oleksime kõige õnnetumad inimesed. Aga kui Jeesus on üles tõusnud surnuist, siis tegelikult on, selle tee meile rajanud. Rick Renner tegi siin hiljuti nagu sellise jutu, et mis siis oli, kui Jeesus oli põrgus, vaata, kui ta suri, on alla läinud ja läks ülesse taevasse, seal ülestõusmispäeval ta ütleb, et kuule, Maarja, et ära mind puuduta praegusel hetkel, et ma ei ole veel läinud sinna ülesse, ta läks ülesse pühamusse, aga põrgust käis võtmas neid surma ja surmavalla võtmeid ära. Ja sellepärast oli nii, et ta oli, vaata, see oli vaimumaailmas nii suur tegelikult tegevus, sellepärast, et ja siis ma vahepeal nagu mõtlesin, et kuidas see kõik järjekorras on, et Jeesus ütleb sellele röövlile ristil, et täna pead sa minuga paradiisis olema, ise ta vahepeal paneb tiiruga põrgusse võtmete järgi, aga ta jõudis kõik need asjad ära teha. Mõni seal seletab neid, kui mitu päeva kus oli, mina sedasi ei julge ütelda. Aga ma usun sedasi, et ta sai kõige sellega hakkama. Ja sellepärast, et need asjad, mis meile on kirjutatud ja räägitud. Ja ta ütleb, ja ma olin surnud, ma olen nüüd see esikpoeg, olen surnuist. See ülestõusmine oli niivõrd oluline ja tähtis asi, sellepärast, et see ongi meie nagu selline üks väga oluline usu alus uuesti sünniks, ristimiseks, nagu siit praegusel hetkel ka siis lugesime. Nii et kiitus Jumalale. Nüüd need, kes said siis uuesti sündinuks, kes võtsid selle sõna vastu, mis 4 pühapäeva kuulutati, need jäid apostlite õpetusse, osadusse, leiva murdmisse ja palvetesse. Ja täna on täpselt niisugune lugu ka, et näed, midagi me siin õpetame juba praegusel hetkel ja kiitus Jumalale, kuidas Jumal meid õpetab oma sõna läbi ja ka selle läbi, mida ta meile kellelegi annab nagu õpetuseks rääkida. Ja kiitus Jumalale ka tänas näiteks selle tunnistuse kaudu, ma usun, et me mitmed saime nagu teatud sellist õpetust ja julgustust selle koha pealt, mida Jumal ootab meie käest. Jumal teeb meile oma sõna elavaks oma vaimu läbi ja sellepärast, kui see sõna meie südametesse läheb, siis ta saadab see neid asju korda, mida on vaja. Osadus. Meil on tegelikult pühavaimu osadus, meil on osadus isaga, pojaga ja meil on osadus tegelikult õdede vendadena. Ja see on selline, see on loomulik asi, et meie Jumala rahvana tunneme osadust. Ja teate, kallid, ja vaata, kuidas käib ka osaduse katkemine. See käib vahest ka niisuguse naksuga ära. Et eriti seda kogeda, ma ütlen, et ma maailma inimestega niisuguseid osaduse katkemisi ei kohta tead, eks, et kellega ma olen koos töötanud, neid poest tervitad alati rõmsasti. Aga osaduse kaotanud usklikuga on see niisugune, et hiilitakse mööda, tead, et parem kui sattuks sinna kätte. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Aga see on halb märk tegelikult. Kui me käime valguses, meil on osadus üksteisega. Aga kui on midagi juhtunud, mis selle ära röövib, sellepärast, et vaata, seal on, et seal on mingisugune probleem tekkinud, seal on mingisugune tõrge tekkinud armastamise koha pealt. Jumal on armastus. Ta ütleb sedasi, et kõigepealt tuleb vendi armastada. Need, kes meie kõrval on, kui me ei suuda neid armastada, kuidas me siis Jumalat saame armastada. Ja see on tegelikult väga tõsine näite ja sellepärast pea meeles sedasi, et kui sul tekib nagu niisuguseid tõrkeid osaduse koha pealt, siis võida see, tee seda head distsipliini, et tulen ikka. Sellepärast, et tead, ainult niimoodi tegelikult sa saad selle võidu. Aga kui sa nurga taha ära tõmbad, siis saatan oskab seal su silmi veel rohkem pimestada ja kögitadki seal. Ja nüüd on nii, et leiva murdmine. See on tegelikult lepingus olemine. See on lepingu meelde tuletamine. Jeesus pani kehtima selle uue lepingu. See on uue lepingu veri, mis valati. See on minu ihu, mida siis murti ja mida tema mälestuseks täna me ka siin selles paigas sööme. Ja sellepärast on see nii, et ja me teeme seda, kuidas erineva tihedusega, siit loed alguses, et tegid päevast päeva seda kodasid mööda, käisid ja murdsid leiba ja olid koos ja võtsid seal siis rõõmsa meelega seda toitu, mis nad seal üheskoos ka sõid. Aga kallid, nii see on, et meie teeme siin, reeglina seda kord kuus, kus me issanda laua katame ja täna näed see ka. Ja issand ütleb, et tehke seda minu mälestuseks, see on minu ihu, mis teie eest anti ja see on minu veri, mis teie eest valati ja sellepärast väga tähtis on lepingus püsida, mitte seda unustada. Lepingutega on, meil üldse selline lugu,
et ega ütleme, et me teeme paljud sellised lepingud elus, ütleme, et mida me eriti läbigi ei loe, praegusel ajal igasugused elektrilepingud ja telefonid ja kõik palju lepinguid ja veega ja kõigega meil on muudkui lepinguid. aga ütleme, et palju me neid loeme, siis meil on seda vaja ja me teeme selle lepingu ära. Kui asi läheb mingisuguses mõttes kriitiliseks, siis vahest on neid lepinguid vaja väga tegelikult lugeda ja kui oled auto ära kindlustanud ja siis, kui on avarii olnud, siis on seda lepingut väga vaja, et kas sealt midagi saab või ei saa, sellepärast et see leping tegelikult lõpuks ütleb selle asja ära. Ja sellepärast on nii, et aga Kristus tahab nii, et me ei unustaks seda lepingut, milles me oleme. Et me ei oleks niisugused, et me ei tea, et midagi on ja midagi ei ole, vaid et tehke seda minu mälestuseks, pidage seda meeles, mida mina olen kehtima pannud. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal ei taha, et me oleksime sellised kes me ei tea, vaid et me oskaksime selle lootuse kohta, mis on meie südametes, igal hetkel anda tegelikult sellist ka tunnistust ja selgitust. Nii me saame olla need ülestõusmise tunnistajad, sest et miks me siis teeme seda või mis on, et kui selle, ütleme, Paasatalle lugu oli, eks, et kui lapsed küsivad, mis teenistus teil selle on, eks, 1. Moosese 12. peatükis, eks, mis teenistus on, siis rääkige sellest, et oli see, kui surmaingel käis läbi Egiptuse, aga kus olid kojad uksepidad kodadel vääritud selle Paasatalle verega, sealt läks see hävitaja, läks sealt mööda. Ja rääkige sellest, et see on teil see teenistus, sellepärast te seda teete. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meil ka täna see päev on sellepärast, et meist on palju tegelikult kurja ja halba mööda läinud, sellepärast, et me oleme Kristuse omad, nii et kiitus Jumalale selle eest. Ja siis on niimoodi, et see palveosa, et ise ütlesin, et reedel palvetame ka just selle armastuse kasvu pärast, aga pärast tuli meelde, et kuule, sellest me ei palvetanudki sellises otseses mõttes, aga täna lihtsalt juhin tähelepanu siin nüüd lõpuks ka nendele palvemõtetele veel. Efesuse 3 ja siin on see palve Kristuse armastuse mõistmiseks ja et 17.3.17 võtan, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ja et te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus. Ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetus, et te oleksite täidetud kogu Jumala täiusega. Ja pane tähele, väga suur asi. Selles on pikkus, selles on laius, selles on kõrgus, selles on sügavust ja sellepärast on see niimoodi, et meie võtame vahest väga kergelt, et me armastame küll juba. Aga siin on öeldud Pauluse poolt, et kuule, palvetage selle pärast, et ikkagi oskaksite siin selles maailmas armastada. Et ei oleks mingisugused paganad, kes armastate neid, kes teid armastavad. Seda teevad paganad ka, ütles Jeesus väga selgelt. Aga et armastada sellises õiges mõttes kõiki, mitte sallides valesid asju, aga armastades neid, kes on pattudes, et neid aidata ja sealt välja tirida, see on küll väga omal kohal. Nii et koos kõigi pühadega ja Philippi kirja 1.9 on veel kord Paulusel on öeldud see, ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime täna ka lihtsalt selles usus olla ja nõustuda nende palvetega, mida Paulus on siin meile ette ka näidanud. Ja nii, et Jumal ootab eelkõige meie käest armastuse kasvu, usk, lootus, armastus, suurim on neist armastus, taevas meil usku vaja ei ole, seal läheme nägemusse, aga armastust on vaja, see jääb. Nii et see on võimas asi ja sellepärast Jeesus ütles, et armsad, armastagem üksteist. Armastus on Jumalast ja kui sa oled armastamas, siis sa oledki see ülestõusmise tunnistaja ja ülestõusmise poeg. Aamen. Tõuseme. Jeesus, me täname sind, sinu surma, kannatuse ja kogu sinu elu eest, mis sa maa peal elasid ja seda just ühe asja pärast sa tulid meid päästma, sa tulid meid vabastama. Jeesus, tänu ja kiitus ja ülistus sulle, välja kiskuma meid sellest pimeduse võimusest. Ja tänu sulle, issand, et sa oled surma võitnud, et sinu käes on surma ja surmavalla võtmed. Tänu sulle, et sinu ülestõusmine on avanud meile tee, et me saame uuesti sündida ja tänu sulle, et see on ristimise juures oluline ja tänu sulle, et sa oled läkitanud püha vaimu, kes meid on aitamas. Isa, me palume seda, et see vaimuvili tuleks meis esile. Kõik need head annid, see armastus ja rahu ja rõõm ja tasadus ja enesevalitsemine
valitsemine ja isa, me täname sind samamoodi ka, et aita meid ka julgelt tarvitada neid armuande, mida sa meile annad, et kui sa meile midagi ilmutad, et me teeksime neid asju, et me mitte ei häbeneks neid asju teha. Et meil oleks siis nagu üks selline julgus tegelikult nagu lihtsalt toimida sellel hetkel, kui sina meid tahad tarvitada, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, ma tänan sind selle tänase armsa rahva eest, kellega me võime, Jeesus, sinu ülestõusmist täna siin koos pühitseda. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.